ikka kahetsen, et ma oleks jõudnud ju sauna ka iga aasta, et miks ma ikka ära tulid. Ma panin sulle ridumisega. Räägi vanaema, mis sa mäletad, kui sa tulid 70 aastat tagasi siia Vahelikule? Ei, mis loove siika. Mis sa esimesena mäletad? Oh, mis ma esimeses mäletan? Oh, Jeesus, vanapäev peab siin. Noh, ma see räägin. Ma pean juuksed leikama. Laupäev, siis me käisime kuule. Ja püha me tulime Vahelikul suurte pulmalistega. Sõime, tantsisime. Ja õhtul läksid inimesed ära. Ja hommiku see õde, mis siin toimetas, ja see vanaema, see ei oli üldse midagi teinud, mis veres oli. Ja mina vaatan, keegi üles ei tõuse ja lehmad lüpsmata ja mina tõusin esimest, siis esmaspäevik üles ja hakkan lehm lüpsma. Pärast pidu, jah? Ja kas sa enne pulmapidu ei käinud kordagi siin Vahelikul? Küll. Siin tantsiti vahest ju. Siin samas olid peod või? Ei, see maja põles ära. Me ehitasime uue maja 1957. aastal. Sõja ajal. Karol, oled sa jälle Kuressaare gümnaasiumis ka veel käid? Kuule, ma pole seal väga pikalt käinud. Aga mis sa Vallist mäletad? Mis sa arvad, mis sul esimene mälestus Vallist on? Mis moodi? Pärna Vallist, et kuidas te tuttavaks saite? Lapsest saadik mingit meelest koolis, Maadimõisas. Milline see kool oli teil siin? Siin oli 4-klassiline kool, pärast Maavlusõi koolis käid, siis oli 6-klassiline. See on seal mõisas oli või? Jah, sa tead selle vareme küll ja ei ole keegi ütlenud, et see vare on. Siin kuivatas edasi natuke. Jah, mõisa maja, Maasi mõisa. Aga kes teil õpetaja oli seal siis? Oli teil... Viires. Kas teil oli üks õpetaja seal või rohkem või? Kas oli rohkem õpetaja? Oli ikka pärast oli 6-klassiline kool. Oli 2 õpetajad. Oota, aga te olite seal kõik siis erinevate vanustega olite seal niimoodi kambas või? Ei, ikka klassid. Ikka klassid. Esit oli 3 klassi. Tähendab, et ikka ühe vanused ühes klassis. Kellega? Ühe vanused enam-vähem ühes klassis. Kellega? Vaat ühe vanused, nagu praegu on. Palju sul klassiõdes ja klassivendi oli? Mitu last ühes klassis oli? Mitu last klassis oli? Oi jumal, ei mäleta, tõesti ei mäleta. 10? Oi, 4-50. Ühes klassis? Ei, ühes klassis 3 klassi. Ühes klassis oli 3 klassi, esimene, teine, 3. Aga pärast tehti 8, teise pandi ruumi endiseks sööma. Aga kokku oli 50? Jah, kokku jah. Pärast on nõnda, et esimene, teine oli mujal ja siis need teised olid siin. Aga mai oli ju 6, see läbi teinudki. Ma olin ju nii vana. Ma ütles, ma olin 4,5. Ma jäin haiguks seal kangust ja ma olin kaua haige, ma jäin sisse selle korraga. Ja nõnda, et 4,5 klassi ma olen koolis käinud rohkem või. No kui ühes klassis, sa ei mäleta palju oli ühes klassis? Ei mäleta. Aga Valliga said seal koolis, käisite koos, jah? Jaa, Valli käisin, jah. Aga tuleb sul midagi meelde, mis te koos tegite või on midagi jukest juhtumist? Oi, meitel oli see tegevus palju, midagi jõulupidusi. Meitel laulutund, me laudsime, ega nad ikka. Ja jõulu oli vägevad teod, lõpupidu. Ja meitel ka see. Kenad näidendid ei ole sausad viletsad, kui nüüd on. Jah, aga mis näidendid te tegite siis seal? No, nüüd täpselt ei mäleta, üks on mäletan seda, et üks väike poiss, Valli oli see tüdruk, et tüdruk oli ära kadunud metsa. Valli oli siis tüdruk või? Valli oli tüdruk, ta oli kangesti väike. No ja see poiss oli ka väiksem, jah. Ja Valli oli ju väikest kasvu. Ta pole palju suurem, see muldküt, ta praegu pisike peedik oli. Nii ikka kasvus, aga ei ta ei kasvanud.
no jah, ja siis jahimehed leidsid need, jahimehed olid, püssid olid selga. see näidend oli? Näidend jah. Ja jõulupidu tehti niimoodi, see oli pühalik. Ja üks tehti Neitsi Mariaks. Noh, valveri ja kangeste valge näo, üksused lambid, amelikud lambid. Kui sa näitasid, tegid kõik valged, imelikud. Ta kuulab mu juttu. Ei, ta kirjutab kõik üle. Ja üks oli siis Jeesus Mariaga, vanemad inimesed ütles klassist jälle niimoodi, et see on pilkamine, et sõukad, noh, Jeesus on ju püha. Et ei tohi jälle, ei oleks tohtinud ikka sõukad pidu teha, aga meid ei lõpeta. Ja iga hommiku laudsime Jumalasõna laulu enne tunde. Enne tunde, jah? Ja õhtu ei saa ju korraga lahti. Ja kui sarsaveli tund on, aga me ei rääkinud siis ka palju eesti keelt auf Wiedersehen ikka, kui me minema hakkasime. Neil ilmebki enam. Jah. No jah, aga mis ta veel küsib jälle? Aga Valliga midagi juhtumid on juhtunud, nad juhtumid. Aga millal see Pärna ehitati seal? Sa mäletad seda ehitamist? Ma elasin kõrvel. Ma olin oma lapsepõlves seal, kus mu kodu on. Jah, see on sealt üle teesid, eks? Jah, ma olin siis 22 aastane, kui ma siia tulin. Ja eks nad siin ehitasid ikka enam vähem puhas. Oota, aga sa kunagi rääkisid seda, et seal enne ei olnud ju mingit talu kohta, eks ju, kui nad tulid? Ei, Pärnal ei olnud. Ja meil ka, meid oli Muhust. Jah, nendel ei olnud. Natuke jogurtit, ja nemad, banaani ja rosinat. isa ja ema ja Valli on Tallinnas ka sündinud, Tallinnas olid seal kuskil tööl. Suused vabadiku lapsed, pole siin kohta olnud. Ja siis elasid seal mõisamajas, eriti kõik inimesed, nii asutud inimesed, mõisa kadus ära, palun kadus ära ja inimesed elasid, kõik need inimesed, kellel oli kohta paika, kellel olid majad kaugel, kes ei saanud teha, kõik elasid mõisate majades. Ja kas või 2 peret ühes toas. Oota, aga see mõis, millal see mõisa jagamine oli siin? Mis moodi? Vaata, see mõis jagati siin kuidagi talumeestele kunagi, millal see oli? Seda sa ei mäleta või? Miks ei mäleta, oli just 23. või 4. seda inimesed hakkasid jagata ära, inimesed hakkasid oma maja sõitma. Vabariigi algusaastatel. Jah. Nõnda, et see... 24. aastal või? 24. aastal, jah? No midagi. Kuidas kedagi. Jah. Ja see Aare, mis siin mõisas praegu elab metsas ei on, mis ta perekond nimi on? Palametsa? Aarel. Ei. Maripuu. Siin meil praegu elab, see oli nende pere ühe dokumendi on 23. aastal maja ehitama hakata. Aga seal oli üks mõisa maja, kus teolised elasid, nad elasid seal sees, nii sai ka... Mida see Pärna sitati? Ai, Pärna maja ma ka täpselt ei tea. See on kas ka 21? No aia ääre, kui te näete, kus kõrgem just see oli esimene maja, tuba ja köök. Teate, kus väike? Ja, siuke pisike küngas on seal. Jah, kus küngas, jah. Jah, tuba ja köök olid. Aga see oli nagu palkmaja või? Jah, palkmaja. Ja siis mina mõtlen, kui ma laps oli, sai ikka Valliga käima ka, ma olin küll natuke vanem. Ja käima, ma mõtlesin, et nad on saks inimesed. Tead, nendel oli kapi. Ja mis, ei mõtle kummut. Ja mis see teine asi, teine asjad, mida mõtled, kellega ei olnud. Jah. Need praegu alles või? Ja ma mõtlesin, et nad saksad on, aga nad olid see vana Andreid ja isa. See ei ole joomamees, 3 teenis Tallinnas raha ja ostis omal sõksad asjad. See ei olnud joomamees, jah? Ei ole. Oli karske? Jaa, need usklikud inimesed. Nad olid usklikud. Jah. Oota, seal käisid mingid teenistused ka seal talus või? Olid jah, toidukursused. Piiblitunnid või? Mis moodi? Toidukursused olid ju ka seal. Midagi seal talus toimus. Olid ju toidukursused mingisugused? Oh jah. Aga piibli, usu, kas sa usud jälle need usklikud käisid seal koos? Mis moodi? Piiblitunnid, usklikud. Oh jah, need vanadel olid piiblitunnid jah. Ma käisin ka pühavetti seal ikka. Ja seda muidu nii patused. Nii patused pühave käisime seal palvetundis ja tõusime ikka nendega püsti ka ja just maha ka ja õhtu läksime kiigi alla ehk jälle külaveres tantsima. Kas see kiik oli seal, kus praegu on see plats või?
Kiik. kus see Kiik oli? Tead, esimene Kiik on seal, kus praegu see Elmar, Ränk Elmar elab just selle koha peal, kus see maja on. Tarvise. See Kaalumaja vastas või? Ei. Ei päris Tarvisel või? Ja. Kas Tarvise maja pole olnud siis või? Ei, kus siin, seal see koht oli siuke vaba. Ahah. Ja. Tarvisel praegu on. Ja siis seal tee peal, kus edasi lähed, seal tantsiti. Ahah, see Tarvise tehti hiljem. Ja siis see Kiik, sinna tuli siis selle krundi peale tuli inimene, Tarvise Maimu onu. Ja hakkas oma majadega meestanud seal laadma, see poisid ehitad sinna, kus see Laadamaa arvu praegu, sinna Männiku serva ehitas Kiigi ja seal me hakkasime tantsimas käima pühapäevad, laupäevad. Aga ma käisin ka seal Kiigi all, seal oli ka Kiik ju maa ajal. Oli ka alles, aga see oli siis alles. Ja, meil on pilt veel, kus Sepa Jota ja need kõik võetud. Ja poisid on üles võetud seal Kiigi peal aadu ja... Muidugi, ma käisin ka seal. Ja see, kes see tüdruk oli mis siit? Ei, ma olen lihtsalt naljakad. No nüüd ma ajas õhkas lämmas. Ei, me vaatame. Ma mõtlen, tükk aega on käinud, ma praegu küsisin Andle käest, kas ikka võtab see aparaat. Oi, mami, nii uhke. Pane vahepeal kinni, saab vaadates. No jah, ja selle vaheliku elamine. Noh, siin minul oli, ma olin 3 aastat siin, mul ei olnud lapsi. Ja, siin me käisime kõik kohad läbi. Jalgratastega linnalaadal. Kuressaares? Me tulime ühe päevaga. Ja, Kuressaares. Ühe päevaga? Ühe päevaga. Ma käisin jalgratastega seal, meie isaan käisid kogu aeg jalgratastega Kuressaares. Ja kui oli linnas laat ja tean, mis moodi linnalaat ma renditile. Panime ratta sinna keskilinna ükskõik kella maja ääre. Ja seal, kus praegu nüüd õiemaja on, seal, mis kohaks ta Šmulid elab, seal olid kadakad ja seal oli laat, nii lage oli. Aga mitte keegi ei võtnud meid rattad ära, katsu nüüd panna. Ja seal, kus see Tiik on, seal oli siis õhtu veel laulupidu. Siin oli veel laulupeol ka õhtu ikka ja ikka saime valges veel kuulda. Joo, kuidas vanaisa rattaga sõitis? Isa sõitis ka. Aga kuidas ta sõitis? Joo. Meie isal oli teine nagu see pedaal ära võetud ja ta sõitis ühe jalaga. Me käisime surna ja söörik oli kogu ratastega. Aga sõitis ka ühe jalaga? Jah. Ja, ühe jalaga, jah. Ja ma sõitis niimoodi püsti, kui me käisime Vöörika surna ja pidevalt. Näe, nüüd ei saa viitsiks üldse. Nii pikka teed ette võtta. Oota, aga Muhus sa oled sündinud või? Ja, mina olen Muhus Simmisti külas. Ja emal on ju see külalehes on ju see kiri või see sul kõik üles kirjutatud ju külalehes sul. Ahah. Mul on ju külaleht. Sa peal luged seda. Ma olen aeg-ajalt sattunud lugema seda ka. Jah. No ja enam vähem. No seal väike liike jutt. Ma võiks ju piibli kirjutama eluloost ma taas kirjutan. Aga mis mõttega? Kuule, aga palju sul oli õdesid vendi? Palju õdesid vendi? 2 õde, 1 vend. Jah. Kõik on surnud. Ja kõik olid sa kõige noorem või? Ei ole. Ei oli vend kõige noorem, aga tüdrukudest kõige... Akiliina oli kõige vanem, siis oli Leena, siis olin mina, siis oli Augustiin. Ja see alas nüüd viimati Orissares ja tegi oma maja ja suri ära, enne müüs. Ei ole pärast siis, kes selle päris müüs selle maja ära. Soomlased, mitte. Ameeriklastele. Kus need elavad? Kes? Ameerikas need inimesed elavad, kes ta maja ära. Ahah. Aga milline see Valli oli nooruses? No ikka vist joku sama. Ei, ta oskas tantsida, ta oli küll koolis, talikul oli 6 lasti ja siia oli ju 4. Ja ta oli seal koolis ja siis ta oli jõskos taluperes oli elas seal ja see tüdruk õppis ta tantsima ja ta oskas tantsida ka. Jah, aga ta ei käinud kiige all, aga tantsupeol, aga mitte kuskil. Ei käinud kusagil? Ei, mitte kusagil. Ja siis oli sedamoodi, kui me siin koloosi pidus tegema, siis mehed A-rubla. Üks oli rubla ja siis koloos nihutas natuke juurde ka, et siis me pidud vedada. Aga Valli mitte üks kord, siis ta pidul ei tulnud, kui seda rubla oli maksa. Mitte üks kord.
ja aga kui oli muidu, et mitte raha ei olnud, et siuksed peod olid. Siis oli valli esimene, teras Kanel, sõna naabri peres ootas nii, kui siit pidu õhtu hakkas. Päeva läksime ära. Ja siis ootas, vaat valli oli niisugune. Kokkuhoidlik väga, jah? Ju ta oli. Jah. Aga siis ta pidul ei tulnud, kui meetel oli rubla maksa. Aga ta käis ikka pidudel ju. Mis? Ei, ma ta ikka käis pidudel muidu. Käis küll. Ja sealt Aga ega ta ei tantsinud. Ikka tantsis ka. Aga mis tantse te tantsisite seal? Valsid, polkad. Oi. Madis Te ei näe und sellest suhkse tantsu, kui meie tantsisime. Jaa, isegi mina mäletan külapidudel neid. Suupotad, Vennkirkad, ma ei teagi, et kõike Madis, paanid. Oi. Aga kes mängis siis? Kes see pillimees oli või? Mingi lõõts või? Kui mina mäletan, siis oli linnalukas sass, aga jälle, ma ei mäleta, kes soo ajal pilli mängis seal vanasti, kui sa noorem olid. Kes mõtel pilli? Kui vallipidudel käis, kes siis mängis? Kolber mängis. Ei. Koloosi ajal. Koloosi ajal, ta räägib siis, kui valli noor oli. Kolber oli laps, millal see mängis. Kõik tumalast. No kõik oli linnalukas sass või? Ei, linnalukas sass oli ikka poisikese ikka ta. No Kolberi veel noorem ju. Jah. Ju see Matsi Kaadi või? Kui meid ei ole pilli olnud, sellest pole meid mõelnud, me hakkasime ringmängu tegema, ringi ja siis ei, aga kas see Matsi Kaadi või? Ja laulsite ise ka, jah? Laulsi ikka, laulu järel ikka. Aga mis laula mingit laulu, mis sa laulsid? Ma ei saa laulda, mul ei lähetena. Ei ole? Oskan laulda. Üks jahimees läks metsa ja... Üks vahelaul on seda, et sa aita ka mind. See suure uhke laevaga me tuuge mitme mastiga läks noored elu merele, et jõuaks enda järele. Või otsa lõppes laeva ja ma mäletan ka niisuguseid pidusid, kus see... Ma arvan, et teie ema teab ka. No kallim mõtle sa, et sinu rinnaling on ma. Teie ema, mina arvan, teie ema on ka siuksel pidudel käinud. Ma ei saa enam laulda. Kindlasti on teie ema siuksel pidudel käinud. Sinilill, murran sind, kallis lill, kas kuuled mind? Mamaks võiks sulle laulda ühe laulu. Nimi on ära unust. Mul on maki peal mammi ja papi laulda. Vahepeal üks teine laul, siis jälle vahepeal siis tantsisime. Meid pole teinekord pillist midagi on. Aga kui pill oli, kas siis oli tavaliselt lõõts või viiul? No siis ikka pillilugu. Lõõts? Lõõtsapill või? Karmoskad. Mis ma tegin? Karmoskad. Jah, karmoskad. No neil on kus asjaga mängis, aga võib-olla see Matsi Kaadi mängis ju. Jah, vana Matsi Kaadi ja me ei mäletagi täna. Tumalast käisin meil sul pillimööda, kus loosas asju oli ja vaata need on surnud kõik kadunud. Aga mis sul endal on kõige esimene mälestus, mis sul tuleb ette? Oota, mis asjas? No enda elust, kui sa seal Muhus olid laps. Lapsena. Ta tuli lapselt juba sealt ära vist. Kui vanas olid, kui sa siia kõrvel tulid? Kui te Muhust ära tulid? Kui me siin maas on, ma olen 10 aastane. No siis peaks enne seda kindlasti midagi meeles. Lambad võtsime ette, meil olid siin Pädaste mõisad siin viimati. Pädaste mõis võtsime lambad ette ja Kusti oli 5 aastat noorem, Kusti oli ema ja lambad ka ja seda tulime siia Saaremaale. Jala, jah? Jala ikka. Vana sa siis olid? Kui vana sa olid siis? 10. Ja tead mul nii... Kusti oli 5-aastane, tuli Pädastest jala siia. Kuulame, ma räägin veel, mis see pole midagi emaga selti see lambakari ka ja Kusti veel 4-aastane. No, ja siis oli see minuni hirmus igav, siia ei olnud mul sõpru esialgu. Jah, ei olnud sõpru. Ja minul nii hirmus igav, mina olen Muhus, ema lubas ka. Tehti kodus saia, leigati sai pooled, pandi mulle ühe rätikuse, see oli sellases kotti, ikka rätikund. Jah, ja mõtlema läksin Muhuse Timmisti külas, ligi kuivastud, 10-aastane. Ja. Katsu nüüd, lapsed eksivad ära. Ja. Jah, ja käisin ja tulin tagasi ka jälle ja. 7-aastaselt käid karjas ja? Joo, ikka karjas, lambad olid karjamal ja ikka kogu aeg, iga päev lammaste karjas. No kodu ligidel seal samas kõrval, sa oled kõrval käinud seal kantis. Siit üle tee või? No
Lasnamäel. ja ma olen käinud seal ikka jah. Jah, ja see Raamel ikka on seal karjama ja aga see pole Aga seal kaua. Kekerpil see piikuspiigmaja on. ja ma vist kunagi olen käinud küll. Aga lehmad ja siuksed loomad olid kõik karjamal. Aga lambad läksid üle aia, läksid ju vilja või need traataed oli. Nad pidi karja sajama. See oli küll tüütasi, sama poleks tahtnud seal olla üht. Ega televiisorile. mis? Ega televiisorile. ei. Kuule, kas see jälle, ega see peale ei jää? Ei. Kas see kolmkeset linna lõpeb nüüd ära ka, jah? Kuule, see lõpeb ära jah. ja ta, Viimased osad. Jah. Nüüd sinu osa on tehtud. jah, Mitu tükki te asja korraga teete? tead, Ja ma võin see nagu oleneb. Kas ma võin veel rääkida? jaa. Kui ma valmisan, kui nendel palvetund oli, meie noored läksime ka päevasena palve, kuulsime ka nende laulu ja nad tantsisid ka, see pole tants olnud, nad hüppud ühe jalaga. jah, Ja ühe korra ma lugesin Siin ühe tants- vanainimese korra ta mitu korda hüppasid, sahti, lahti 33 korda. aga miks nad hüppasid niimoodi? 33 korda. ära, juuksed läksid lahti. Ei no need on praegused Peetri omad on Jeesus täpselt samad kui teil. kas nad läksid päris nagu hulluks ära või? jah, nagu suuri siib, kukkus teinekord maha ka. ongi jah. jah, vot see üks asja. aga kas hirmus ei hakanud või? ei ole, me olime. ja praegused Peetri omad on just samad hullud, kui siin teil käisime. Jah. see Rästa hüppas nii kahe jala peal, nii hull. ja. ja aga Valli läks iga kord, kui nendel oli palvetund, ega nendel üksi ei olnud, siin on teisi Jah. ka. Valli läksid ikka kodust ära. ta ei käinud seal jah? ja siis vanaseas oli jutuks, ma mõtlesin, kus sa ikka läksid iga hommiku, püha hommiku, kui te. Kas ma läksin surnuaeda, käisin seal ringi, ehk läksin oma sugulaste juurde, Rahule, Mardile. tema ei olnud usklik jah? ei olnud usklik ja ta ei tahtnud seal olla ka just. ja. jah. aga kas, Valli, kas ta oli muidu töökas inimene jah? oli küll. sa oled ise, kuidas Ja, te ja. kogu aeg kartulipällu Ja. otsis rahtus. ei, ta oli nii töökas, ta oli siia vanaema surnuaia. inimene. Ta käis põllal ja käis põllal, ämber oli Ja korralikku tööd tegi. ja otsib kiva. ja. ja ma ütlesin, tule meile, ma võtan koha pealt või kivi, mis sa otsid. ja kena jutuga tõi ta, noh, sa ise mäletad. ei, ta oli tark inimene. ta oli brigaadir ju Kolosi ajal ja. oli või? jaa. ahah. Valli oli brigaadir isegi ju. ühe suve. no jaa, ikkagi aga oli. kas Vallil peigmehi ka oli või? aga peigmehi. no teie ema oli ühe Raapel nimi ühe suhse kirja läinud Pärnult. ahah. tal var mulle ka näidata, aga me pole seal kunagi käinud. oh soo, vaata sa pead ema käest küsima. kas ta oli üksik elu lõpuni, eks? jah. jah, elupäevad jah. aga või tal vahepeal oli mingeid? ei, seesama mina rohkem ei tea. ta ei käinud noorte seas, aga ma ei tea, kus ta selle poisiga tuttavaks sai. jah. ta oli selle Kõljagas põllumajanduskoolis. jah, ta on selle kooli lõpetanud. siin Jah. kooli pole ju siin just olnud. no see sihuke kool, lehmalüpsi kündmist, Ei, no see oli siukest juba kodu lõpetus. teha. no aga kool ei nimi, olnud ka siis Saaremaal. aga nimi ja. ja. ja mina pidin ka minema, ja ma viisin selle lõputunnistusi, juba enne võeti vastu mind ka. ahah. aga mu õde Leena tahtis Muhuse Rätsepa kooli minna ja igale kooli pidi ka toidukotid viima. isa ütles, et ei, teine peab jälle jääma, et ma võin ise ka kodu süüa. ja ma ikka jäin siis jälle koju ja selle talve, aga suvel käisin Suvilisest, viis suve Suvilisest külas. ja ei, pole Vallil midagi. olin 17-aastane, kui esimese aasta olin ja. kus kohas sa käisid suviliseks? kõik tööd pidin ära tegema 7 ja see oli üks imeasi. ma pidin hobuse jalga ka hoidma, kui raotati. jah, kas sa ikka suudan? ma proovin. said hakkama küll. pidi see suviline ära tegema, mis vähe on maa peal. aga kelle juures olid siis seal? kelle juures olid päris? see esimene oli mul Kaudse liival ja teine oli Saiklas Uustalul ja kolmas oli Suure Rahula Andrusel, kus küla põles ära. 6 peret põles kõik ära. kus see oli? Suur-Rahula Andrusel, Rahula küla. jah. jah, 6 peret korraga põlesid ära
üks esimene see matsi, kus see teie minija pärit on, sealt peremees pani rookuhja oma plotskosad põlema. Noh, kogemata. Ja see läks põlema, näed, hirmus tuul ja kõik sealt, see matsi on ju seal ies või sa ei tea, kus on. Ei, mis ta rahulisti. Ja minu asjad, seda olime põllal kõndmad perenesega, mis mul selgas oli püksid ja särk ja üks pluusa ja seelik ja villased sukad ja pätid nagu sel ajal üks villased rätik ja üks jatkud seal siehi mul järele ja kõik mu asjad põlesid ära riided. Ja mul oli head asjad, ma olin ju 2 aastat juba suilus, ma sain jumala häid asju osta. Aga siis tehti siuke korjandus. Siis tehti korjandus, aga näe, nad ikka uurisid selle välja ju see perenemees rääkis, mul sealt kenade, ma ikka sai siis ka natuke sealt. Et ma sai ikka suve üle. Mulle võib ikka panna. No vot, tubli. Ma jõin juba 2 kanget kohvi, ma ei taha praegu. Sa jõidele seal, noh. Ja ma olen nüüd 2 tollega ju elanud. Pole see maja. Ja. Aga see on eks hirmus asi, kui see põleb, eks ju. Ja, aga me ei olnud ju kodu, mul oli ju 3 pisikest poissi ja meid sakslane ajas võtsid lihtsalt välja. Ei, see oli õige ka. Meil ei olnud keldart ka, me olime siit kuskil lastega ära ja siis see satsi ema oli ka vana inimene. Ja siin me öösel läksime järvega, mis see on, Väljaküla see. Ja olime seal 2 nädalat aega, nii kui maja ära põles. Ja, aga meid olid siis sedamoodi, meil elasid ju sakslased. Sõjaval, meil elasid sakslased, aga siis päeva sast läks kaevik, meil kaevikud, noh, kangaste põllalt tuli nende kaevikuta, sest kraavide, sest see olid jälle kivisin opid tasak käsi, et sakslased ei kuule, panin juba, mitte vissand. Ja sakslased ei kuule, tegi sellise suure augu, siis me viisime oma riidekastid sinna sisse. Kui nad jälle ära läksid, nad olid liinimehed, nii